Ameerika president Donald Trump teatas avalikult Kuuba jõuga ülevõtmisest, kuna kohalik võim ei olnud nõus Valge Majaga kokkuleppele jõudma. USA saadab lennukikandja Kuuba rannikule, et vajadusel saar kiiresti üle võtta. Eelmisel päeval väitis USA president Donald Trump väidetavalt naljatledes, et tema riigi merevägi kohtub Kuubaga tagasiteel Iraanist. Aga naljad naljadeks, juba on teada, et USA lennukikandja Gerald Ford lahkub tõepoolest Lähis-Idast pärast rekordilist 10-kuulist missiooni. Ja just see lennukikandja lahingugrupp võib lõpuks suunduda Kuuba poole. Lisaks ütles Trump eraõhtusöögil Floridas, et ta võtab Kuuba peaaegu kohe kontrolli alla ja vihjas sõjalise surve stsenaariumile lennukikandja abil Kariibi meres. Ja mis oluline, see on avaldus. See kõlas samal päeval, kui Trump allkirjastas määruse uute sanktsioonide kohta Kuuba suhtes. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, Donald Trump teatas, et võtab Kuuba peaaegu kohe oma kontrolli alla ja vihjas sõjalise ülevõtmise stsenaariumile lennukikandja abil Kariibi meres. Kõne peeti kinnisel üritusel, mille korraldas klubi Foorum. See on koht, kus poliitikud, ärimehed, ühiskonnategelased ja teised regulaarselt kohtuvad. See tähendab, et tegemist on luksusliku kohaga, kus sageli korraldatakse kinniseid õhtusööke. Ja just ühel sellisel üritusel teatas Trump eelmisel päeval, et ta kavatseb Kuuba vallutada. Esinemise toon oli selline, mis on Trumpile sellises olukorras iseloomulik. See tähendab, et see oli pooleldi ähvardus, pooleldi selline show etenduse moodi, et ma tulen ja vallutan. Trumpi enda sõnade järgi annab ta pärast Iraanist naasmist käsu näiteks lennukikandjale USS Abraham Lincoln, mis on maailma suurim. Saabuda Kariibi mere piirkonda ja peatuda umbes 100 meetri kaugusel Kuuba rannikust. Ja väidetavalt ütlevad siis kuubalased, tsiteerin, suur aitäh, me anname alla. Ja tema abilised muidugi pisendasid selle kõne tähtsust, nimetades seda naljaks, kuid need avaldused ei tulnud tühja koha pealt. Need kõlasid samal päeval, kui Valge Maja allkirjastas uue sanktsioonide paketi. Reedel andis Trump korralduse kehtestada uued sanktsioonid, mis on suunatud Kuuba valitsuse vastu, kes 1. mail korraldas demonstratsiooni saare suveräänsuse kaitseks ja mõistis hukka sõjalise agressiooni ähvardused. Uued sanktsioonimeetmed on jätkuks neile, millest Trump teatas jaanuari lõpus, kui ta ähvardas kehtestada täiendavaid tariife riikidele, kes tarnivad Kuubale naftat. Donald Trumpi sanktsioonide määrus puudutab energeetika, mäetööstus ja kaitsesektorit ning ka finantsteenuste sektorit. See hõlmab ka piiranguid välispankade tegevusele, mis teevad koostööd Kuuba valitsusega ning kehtestab piiranguid rändele. Kuuba president Miguel Díaz-Canel nimetas vastuseks blokaadi genotsiidiks ning Kuuba välisminister Bruno Rodríguez nimetas seda Kuuba rahva kollektiivseks karistuseks. Nad viitavad sellele, et see ei löö ju võimu pihta, vaid tavaliste inimeste pihta. Rodríguez seostas selle avalduse massilise meeleavaldusega, mille Kuuba korraldas USA saatkonna ees Havannas ja millest võttis osa isegi 94-aastane Rodríguez, nii Raul Castro kui ka Díaz-Canel. Aga lisaks sellele toimuvad siin teate peale sanktsioonidega sellised huvitavad, kummalised, ma ütleksin isegi asjad. Sest teatatakse, et USA lennukikandja Gerald Ford lahkub siiski Lähis-Idast pärast rekordilist 10-kuulist missiooni. See toob kergendust umbes 4,5 tuhandele meremehele pärast 10 kuud teenistust, kuid viib märkimisväärse osa tulejõu vähenemiseni. Taustal on ummikusse jooksnud läbirääkimised USA ja Iraani vahel. Gerald Ford on üks 3 USA lennukikandjast Lähis-Ida piirkonnas koos USS George Bushi ja USS Abraham Lincolniga. Sel ajal, kui tema tegutseb Punases meres, asuvad 2 ülejäänud Araabia meres, osaledes Iraani sadamatest naftat ja kaupu vedavate laevade blokaadis. Ja täpset väljumiskuupäeva pole veel nimetatud, kuid allikate sõnul peaks laev naasma Virginiasse mai keskpaigaks. See tähendab, et ta peaks piirkonnast lahkuma juba lähiajal.
Teisest küljest on tema lähetus juba ületanud 300 päeva. See on kaasaegsete USA lennukikandjate jaoks rekordiline aeg. Tavaliselt kestab lennukikandjate lähetus 6-7 kuud, et järgida hooldusgraafikuid. Ja siin on huvitav moment. Gerald Ford lahkus Norfolkist 26 juunil eelmisel aastal missioonile Euroopasse. Hiljem saadeti ta Kariibi mere piirkonda, kus ta osales Venezuela naftaekspordi blokaadis ja operatsioonis Nicolas Maduro kinnipidamiseks jaanuaris. Seejärel pikendati teenistusaega ja laev saadeti Lähis-Idasse, et toetada operatsiooni Iraani vastu. Ja nüüd pole välistatud, et ta saadetakse taas samasse Kariibi mere piirkonda, kuid seekord Kuuba vastu. Oluline on mõista, et toimuv ei ole ootamatu pööre. See on kiirendus strateegiale, mida on mitu kuud välja töötatud. Aasta algusest on surve saarele suurenenud, mis on osaliselt seotud Venezuela presidendi Nicolas Maduro, Havana kauaaegse liitlase ja peamise naftatarnija kukutamisega. Trump on juba hoiatanud Kuubat, et ilma kokkuleppeta Washingtoniga ei tule enam ei naftat ega raha Venezuelast, kutsudes valitsust läbirääkimistele, nagu ta väljendus, enne kui on liiga hilja. Sellele energiasurvele lisandusid avaldused lennukikandja kohta. Hääletamine senatis võimalike sõjaliste operatsioonide piirangute tühistamise üle Kuubal. See tähendab, et selleks sõjaliseks operatsiooniks on juba olemas seadusandlik luba. Ja USA välisminister Mark Rubio süüdistus välisriikide, eelkõige Vene ja Hiina luure kohalolus saarel. Veebruaris tõstatas Trump juba küsimuse võimalusest, nagu ta ise väljendus, Kuuba sõbralikust ülevõtmisest, täpsustamata, milles see seisneks. See on vale ja kuidas see rahvusvahelise õigusega kooskõlas on. Ja hoolimata pingetest hoiavad kaks riiki, Kuuba ja USA, diplomaatilisi kontakte. Eelkõige toimus 10. aprillil Havannas kõrgetasemeline kohtumine, kus osalesid USA esindaja ja Raul Castro lapselaps. Saarel on valitsus juba mobiliseerinud 100 000 inimesi. 1. mail korraldati USA saatkonna ees miiting. Võimud teatasid, et nad olevat kogunud üle 6 miljoni allkirja Isamaa ja rahu kaitseks, mis anti sümboolselt üle Raul Castrole ja Diaz-Canelile. Kuigi vastased seavad muidugi kahtluse alla tingimused, milles osa neist allkirjadest koguti. Võimaluse sõjaliseks sekkumiseks on juba tagasi lükanud mitu riiki, sealhulgas Saksamaa, mille kantsler Friedrich Merz toetab dialoogil põhinevat lahendust. See tähendab, et kui Trump astub siin sõjalise avantüüri sammu, hakkab ta taas rääkima sellest, et NATO riigid ei toetanud. Rahvusvaheline kogukond jälgib, kuidas Washington karmistab kontrolli saare üle, kus need on saanud igapäevaelu osaks. Elektrikatkestused, elektripuudus ja energiablokaad, mis ei näita mingeid nõrgenemise märke. Siia panen 3 punkti, teie arvamused ja järeldused. Kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Muidugi, see on ainult selleks, aga ka sellel aastal Kiievis. Olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha mis tahes annetuse abil, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite või teie ekraanidel olevat QR-koodi. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest. Tšau kõigile!